No nii, kütame. Et mu suhtumises on käärid, pead end targaks, kuni arvad, nagu suudlevad pensionäärid, et rõve, aga samas armastad edasi minna. On keegi alati teel ees, see rusikareegel nagu see, et pede armastab teist meest. Miks kriitika, kui pole elukogemust, kui broileril poliitikas ükseb vaeva ja higistab, aga mina lihtsalt tirvitan ja diss-räpperana nõnda rähkle siin tõuseb mäkkese piin. Tead, üski pätel MC ja annaks kätte nii. Seadus tuleb karta, selle maine väga halb, sest seda kontrollivad need, kes kodus naise käpa all hoia veel Pärnu maanteel risti auto tee peal ees. Sinine triip, sinine mees on sees, nii-öelda oma tööd teeb, aga samal ajal kuskil vägistatakse kellegi tütar, jalg pidurile hüppab, kui ta oma saua ette lükkab, küsib, kuhu sa kiirustad, et ei pidurda, nagu ma oleks see, kes kuskil asulas sajaga kihutab. Sorry, kas saaks kuidagi iisimalt äkki, ma ei ole mingi loh, ma lihtsalt ei näinud mingit seda märki, aga ei, ikka uus paber mu toimiku vahel, ise nad palka ei saa, aga teistele teevad trahve, see on austus teile, mitte see, mis korjad põrandalt. Ma ju tegin salmi, kuid saaksid perse saata 2 sõnaga. Yeah. Suured tänud, et jätsid keeramata kärud, lähme ujuma. Sai nüüd see mütsi laiv ära tehtud ja ma pean ütlema, et mul on väga hea tunne. Tõsiselt üle pika aja on väga hea tunne. Palun püsige lainel, ärge teleka eest ära minge. Meil on normaalne saade. Vot. Tere päevast, armsad inimesed. On nüüd selline seis, et me läheme telesse. Just niimoodi. Ja nüüd on meil peal selline asi nagu tsensuur. Käib käoraamat. Suur. Ja muide, me igaks juhuks tahaks ette lugeda teile nimekirja sõnadest, mida me enam öelda ei tohi. Käoraamat. Mis veel oli? Perse. Perse tohib öelda, perse on ju pehme. Ühesõnaga, oota. Käoraamat. Perse, pede. Pede tohib öelda. Pede võib öelda. See on haiguse nimi. Kuidas palun? See on haiguse nimetus, seda võib öelda vist. Selge pilt. Aga anyways, oletame, et sa oled fast ka. Ja sa oled käinud oma laividel, mäletad üht-teist. Et kirjelda oma fänni. Meesfänni. Enam-vähem kirjelda, milline ta on? Ma arvan, ta on selline lühikeste pükstega. Siis tal on vöö küljes on mobiiltelefoni kott. Selle sees on mobiiltelefon. Ja ta on alati hea meel. Mind näha. Selge pilt, aga kujutame nüüd ette, et Fast ka läheb reisu pääle ja Fast ka on lennukis ja kapten ütleb, et nüüd on selline asi, et 2 minuti pärast kukume alla, kõik saavad surma, et sul on ühel pool on vaimulik, kellelt sul on võimalus kõik patud andeks küsida, teisel pool on väga-väga ilus daam, väga lopsakate talentidega ja sul on ka käes telefon, on võimalus emale helistada. Et kuidas sa käituks? Ma arvan, ma helistaks emale, et ei muretseks. Et ma ütlen, et ma lähen sõbra juurde välismaale tööle ja mul aku tühi. Reaalselt saad surma? Ühesõnaga ei üritaks vägistada neiut kõrvalistmel? Ma ei hakka, jah, niimoodi. Kuule, sul on 2 minutit aega. No mul arvan, meil ei tule 2 minutiga midagi välja seal. Okei, sa ei ole siis nii kiire, Karl? Jaa, oleks rohkem vaja. Selge pilt. Aga nii, järgmine küsimus tuleb meelde mulle nüüd kohe. Mis su parasiitsõna üldse on? Käoraamat. Et kui elu oleks GTA, oled mänginud GTA, San Andreas näiteks. GTA, saad koodidega. Sa oled koodidega, saad mängida. Et kui sa saaks elule panna ühe koodi sealt mängust peale, mis koodi sa elule paneks? Ma arvan, et läbi seinte kõndimise kood. See on päris hea. Aga seda ei tahaks, et näiteks mendid ei tule? No kui mul läbi seinte kood on, siis nad ei tulegi. Ma tean, et sa ei ole küll sõjaväes käinud, aga sa tead väga palju erinevaid inimeste nimesid. Mis on kõige veidram perekonnanimi, mida sa näinud oled või kuulnud? Ütle sina esimesena, ma nii kaua mõtlen. Okei, ma tean ühte seist nime. Ärgu nüüd ükski Karvauk solvugu, aga Karvauk ongi selline nimi. Mul oli mingi, ma ei ole kindel, kas oli päris nii, aga mingi Nugispea või selline. Tal oli, eesnimi oli ka, oli Peep Nugispea või midagi sellist. Igal juhul esimene kord, see tundus naljakas. Nüüd ma olen ära harjunud. Nüüd on tavaline töökaaslane? Ei, me ei ole töökaaslased. Sa mäletad sellist meest nagu Lord? Sa käisid tema sünnipäeval ka? Muidugi mäletan. Jah, ta on olemas, muidugi.
seal mul esimest korda elus oli selline juhus, kus ma hommikul ärkasin üles ja mõtlesin, et kurat, me ei teinudki laivi, pidime tegema. Aga hommiku tuli välja, et ikka tegime laivi. No ju te siis tegite, ma arvan, see oli kihvt. Aga ma mäletan kusjuures, et sa rääkisid ühe naljaloo, et kuidas väike tüdruk panna 2 korda järjest nutma. Ära räägi seda, palun. Jah, sellepärast me peaksime tegelikult me peaksime just noorsoo viima sinna õigele teele. Mitte nii, et nad kõigega harjunud on ja siis hakkavad seda edaspidi ise tegema, kui vanemad on. Kuule, aga räägi oma hobidest. Loodus. Oi, mis meil siin on? See on ju harilik käoraamat, kuulub käpalisse sugukonda. Eestis on see looduskaitse all juba sellepärast, et selle õisik on nii ilus ja inimesed armastavad seda noppida alati ning seda ei ole vaja, see ei ole vajalik, sellepärast et lill õitseb ilusti. Osad ma nüüd ei oska selle kohta päris öelda, aga osad käoraamatud võivad ulatuda isegi kuhugi sellistesse kõrgustesse nagu 50 sentimeetrit. See on muidugi siin natukene laute varjus ja on kuskil 26. Aga on olemas ka ilusad jässakad, sellised pikad. Need kasvavad täpselt samamoodi siin Eestis ja niisketes kohtades nagu raba ja soo. Nüüd oleme siis metsakuklaste pesa juures. Nad on sellepärast huvitavad, et nad on nii pisikesed, et me ei pane neid aeg-ajalt isegi tähele. Kui vaadata, kui palju nad on toonud erinevat materjali kokku siia, et teha endale pesa. Metsakuklased on Eestis looduskaitse all juba 1958. aastast. Nii, huvitav. Ei ole täna üldse kuskil karusammalt näinud. Karusammal. Nagu nüüd näete, karusammal on ilus rohelise värvusega. Kuulub lehtsamblike klassi, karusambla sugukonda. Seda leidub just soistel niisketel aladel ja tihti on karusammal just nagu väike vihje, et oleks õige aeg mets maha võtta. Mõtlesin just rääkida Teene sõnajalast ja teate miks? Tavaliselt paelussi vastu. Sellepärast tere vabandust, aga te ei tea, kus siin kukemarjad kasvavad. Et nagu okkalised, aga sellised mustad marjad. Joo, ma olen Fast ka. Te vaatate saadet Pumpus. Yeah! Kuule, paku tuld. Me oleme siia tulnud täna Fast Kaga rääkima hip-hopist. Ma täna olen Prometheus. Pakun tuld. Ja. Tõmba mitte ära puhu. Kuidas palun? Tõmba mitte ära puhu. Ai, vabandust. Ühesõnaga, mul on esimene küsimus selline. Kas sa oled üldse veel endiselt olemas Eesti räpis? Kuule, tulin tagasi just, ma natukene puhkasin. Talvuni, nagu öeldakse. Kuidas uni oli? Väga mõnus, ma nägin uusi ideid, nägin unes. Ja puhkasin välja kenasti. Et oleks aeg uus laulda. Sul eelmine album sai valmis lõpuks ja see oli sellise plaadifirma alt väljas nagu Superbandiit.
kuidas sind koheldakse üldse Superbandiidis? Tegelikult me ei käi üldse väga palju läbi, et ainult kui mingisugune üritus on, siis. Aga ma tunnen mugavalt ennast, muidu ma ei oleks seal. Ühel pimedal augusti õhtul sõitsime sõpradega jooma Lohusalu tantsuõhtult, ööd jäid kaugele maha, mõtlesime, et ootame neid seal elektriputa ja ma ei olnud kaua ühtegi faapommi teinud, eemalt tulid sõbrad, keda jäime sinna ootama ja siin oli juba rohkem, vist ei peagi täna kaotama. Ja laks, okei, väike. Aga ma olen kuulnud niisugust linnalegendi, et sul ei jää sõnad pähe laivis. On see tõsi või on lihtsalt juhtunud sellel ühel inimesel, kes nii arvas ühel laivil? No minu meelest on kõige igavam asi üldse mingid oma laule pähe õppida. Mõtle, õppida oma laule pähe. Väga igav peab olema. Ma olen sinuga täiesti nõus. Üks moment, vabandust. Mäigast on vaja teha vahepeal. Nojah, kange. Ma olen selline beebikõri. Sa pole väga harjunud sellise suitsu niisuguse asjaga? Ei ole muidugi. Aga tegelikult räägime räppist ikkagi natuke veel. Ma sain aru, et sul nüüd tuleb uus materjal tõepoolest välja. Millal see tuleb? No see vaikselt juba tuleb, aga... Kas enne aastat 2022? Ja, enne aastat 2022. Väga hea. Aga küsimus on ka veel selline. Vaata, Eestis on praegu väga-väga populaarne selline asi nagu beef. Kuidas sa suhtud sellesse teemasse või sul on jumalast? Käoraamat. Nagu kõigest sellest, mis toimub. Ei no, käoraamat. Ei tohi kunagi olla, aga mind ei häiri väga need inimesed, kes võiksid veits normaalsemad olla. Selge, aga vaata Eesti, nagu näiteks Eesti rockis on üks suur must täpp ja asi, millest ei taha ükski vanakooli rockar rääkida ja selleks on Angel Aak. Et mis sa arvad, kes on Eesti räppis Angel Aak? Ma arvan, mingid noored räpparid. Ma nimesid ei tea ja kui teaks, siis võib-olla ütleks ka, võib-olla näevad seda saadet ja siis pärast viskavad üldse mikri põõsasse. No seda küll, aga võib-olla see ei ole halbasi alati. No tore, kui keegi midagi teeb. Jah, et isegi kui halvasti teevad, et siis on ju palju hullemaid asju, kui sitasti räppida. Jah, seda küll näiteks tagakiusamine ja palju hullemaid asju, kui halb räpp, eks. Aga räägime graffitist, et... Oskad sa ära seletada inimesele, kes ei tea graffitist mitte midagi, et mis pärast tehakse pomme seinte peale? No see on ka selline enda reklaamimine või on lihtsalt mõnus selline väikene adrenaliinilaks. Ja kui graffitist veel rääkida, siis ma ei tea, praegu viimasel ajal tehakse see väga kunstiks, aga minu meelest, kui nüüd inimesed räägivad, et see graffiti on kunst ja igal pool üritavad seda legaliseerida, siis see ei ole see, et mulle meeldib ikka selline huligaansus rohkem, et see on vägev, kui sa teed pimedas ja mingid mehed valvavad ja... Rongid. Siis tuleb ilus välja. Ronge ma ei ole teinud. Lil Wayne. Anyways. Mis sa arvad, mis su karjääri siiamaani kõige eredam hetk on olnud? Ereka moment, ma mõtlen. Võib-olla oligi see, et esimest korda oma plaati käes hoida, nii et see oli ilusti valmis ja mul väga palju midagi viriseda ka ei olnud. Et see oli hea, sest ma nii kaua oodanud seda, 2 aastat olin mingid tohutuid lubadusi andnud ja pärast oli juba häbi endal, aga lõpuks, kui see käes oli, siis oli selline hea, et nüüd on valmis. Aga seal plaadi peal on kindlasti mingi üks moment, mis sinu meelest läks täiesti pekk. Mis sa arvad, mis moment see on? Või oskad sa seda ette tuua? See moment on päris pikk moment seal. Et minu meelest need kvaliteedid on kohati halvad, et need oleksid võinud paremad olla, aga see on tehtud, plaat ilmus 2010, esimesed lood selle plaadi jaoks tulid 2006 juba, et see kvaliteedi võnkumine ja kõik on väga erinev seal, aga samas on mõnus, et iga asi omas ajas, et tahab sellise mõnusa ajarännaku ka sisse, vähemalt mu enda jaoks. Peale laive, sa oled palju rääkinud, et on seda käoraamat. Kas on see päris jutt või oli see nüüd fantaasia? Et kuidas ühesõnaga peale laivi ka naistega lood on? Kas vaadatakse teisiti? Ma ei tea, kuidas nad vaatavad, aga ma olen ikka vahel mõned tuttavad saanud kuskilt, et jah.
Käoraamat on võib-olla natukene karm jutt, aga vaata, laulus peab panema asjad riimama. Ja noh, siis eesti keel on üsna vaene keel, et peab vahel kuidagi mingit teist sõna kasutama, et riimuks. Aga kuidas su nimi on? Eesti keeles on see Fast K, aga Fast on ju ingliskeelne sõna, et kas ta on ikkagi Fast K, Fast Key, Fast K? Kuidas sa ise ütleks? Fast K on kõige mõnusam. See tuli niimoodi, sellepärast on inglise keelne, et kui ma graffitiga alustasin, siis mul olid mingid tähed, mida ma oskasin seinale ilusti kirjutada ja see on siis selline loogiline kombinatsioon nendest tähtedest, et tuli kõige ilusam pilt seinale, kui neid tähti kasutada. Aga päris paljud ei tea, et kus sa siis ikkagi täpsemalt pärit oled? Kas sa oled Tallinna mees või oled sa Pärnu mees? Tallinna mees. Aga miks siis 129 kilomeetrit? No mul on jube tihedad suhted on Pärnuga, et ma tegelikult pooleldi ikkagi elan seal ka ja sealt hakkas mul see räpi asi pihta, et sealt ma sain need esimesed võimalused, et seda teha. Yeah. Haaran mikri ja kohe ristiin su litsiks, sest mäletan neid aegu, kui mind ribadeks kisti. Öeldi, et selle venna suust tuleb ainult alkohaisu ja see räpipalavik pärast esimest kriitikat vaibub. Aga juhtus nii, et esimest kriitikat ei tulnudki, sest tegin mussi vaid sõpradele, kes minusse uskusid. Aus teema narkarid graffidest vägivallani, meedid tänavatel, kellest arvasime väga halvasti. Spitime singleid, maandame neid pingeid, ehk on kaugel see aeg, kui teeme koka sees lumeingleid. Kuid vaid üks teema jääb peale siin talve kuningriigis. Käoraamat. Mu armastus on beatid ja riimid, homeboyd riilid ja need peod üle Eesti, kuhu tullakse kokku ka siis, kui pole naisi ega eeki. Hip-hop malati sinuga, nii heas kui halvas ja sa ei kao kuhugi mingi libuga, sest sa tead, ma valvan. Muusika ei ole beefid, ma beefin vahe, olen tavaliselt see, kes ise igale kaklusele vahele läheb ja kui ei meeldi, siis ära tule siia passima, võid lihtsalt perse minna nagu kultuuripede oma sarkasmiga. See oli meie järjekordne saade nimega Pumpüss. Pumpüss. Järgmine saade tuleb juba veel täiesti teistsuguse. Aga mitte sellest ma ei tahta rääkida, vaid ma tahtsin rääkida sellest. Tšau! Reis. Teate, mis siis tuleb? Nüüd tuleb. Reis. Aga anna pihta. Mõttereis. Kas oled see, kes klassipillil naerab? Ei saa lapsepõlve nägu. Parem kaotad ausalt, kui võidad türa panes mängud nagu lill, mis on närbunud. Sind ei ole tapnud välgud. Umbrohi ei hävine võitjan, igast hävimisest väljub. Kuid siiski võib su murda miski, millest kinni hoidud. Nii kurbust pole võitud ka siis, kui kaotustest toibud. Tõsi küll, keegi meist ei ole surematu, tees ka surmapatu. Ning finiš on matus, kuid võite viimasena lahku. Kui rong sõidab ära ning sina jääd kurbusse maha. Üksi ei ole raha ega sittagi enam elada ei taha. No come on, järgmine rong, mis tuleb, olgu see või Toomas, võib su peale võtta kõigeks ajaks jaama roomat ja kui sellestki maha jääd, siis oled loser mees ning ainus elu, mis sul jääb, on see elu, mis veel ees. Nüüd vahel rumalus meid luhtab ning kergelt alla anname, enam ei seisa uhkelt, vaid enda lõpetame elutee. Nooreks surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea, on palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine uue võimaluse annab. Nooreks surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea, on palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine uue võimaluse annab. Miks isa on joodik, miks ema kolis ära, miks venna läks vangi, kui ründas ühte naist raha pärast, miks keegi teda ei kuula, kui ta üritab rääkida, miks üks neiu peab litsi ametiga ennast määrima ja kui kõik maailma kurbus koguneks ta ärtli tuppa, liiga argelt nutta, piisavalt julgust, et elu võtta, vitt välja venin mõttes hüvasti jäetud iga sõbraga, vedeleb noor tütar laps oma vanitoa põrandal, veenidega ristuvad lõikehaavad, ei peida end mõtlen, kuidas väikse tüdruku seest võib tulla nii palju verd ja pisarad, mis
lõpuks jugadena hauda kastavad. Tema mängust väljas, kui teised sõbrad üles kasvavad ning aastate pärast, kuidas meelde jäänud vaid nimi. Algul oli küll kurkud aegmäitsed mälestused kinni, oleks võinud ju koos veel palju asju teha, kuid kui meie seikleme sõvad ussikeset tema keha. Noores surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea. On palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine uue võimaluse annab. Noores surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea. On palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine uue võimaluse annab. Su akna all sajab vihma, kui vaatad välja, sest su pisarad nagu taevast vihma, piisagi on märja. No kas on mõtet, kui rõõmust suurem on kurbus, parem nutta padi märjaks, jõu, kui nutt on kurgus, sa oled plahvatus ohtlik nagu splindita granaat, kuid kui plahvatad, siis ainult ise viga saad. Oled kaotanud palju lahinguid ja palju sõdu ning tihti on kaotused üle kaalunud kõik võidud. Need, keda sõpradeks sa pead, teevad sinu kulul nalja. Õiged sõbrad on need, kellest sa tihti peale ei tee välja. Mis on elu mõte, kas surra enne vanemaid, ei vaid kasvatada endale sära siduseid ära tulija, jääda ajalukku inimesena, kes ei andnud kaotustele alla ja igast kaotusest tuli ainult võitjana välja. Noores surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea. On palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine uue võimaluse annab. Noores surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea. On palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine uue võimaluse annab. Noores surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea. On palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine uue võimaluse annab. Noores surm ei tähenda igavest noorust, sa tea, kui kõik läinud sitasti, siis jääb üle ainult hea. On palju maid, kuhu minna, palju naisi, keda panna, iga ebaõnnestumine. Ты süstima? Sama kaifi. Süstima narkotikumi.